Tervist! Täna olen ma Käärikul, siin toimub Team Estonia Milano Cortina kevadlaager. Ehk siis kõik talisportlased on siia kokku tulnud. Siin me saame koos trenni teha ja mingit asja on veel, nii et vaatamegi täpselt, mis siin saama hakkab. Kõigepealt vist on väike pildistamine, nii et lähen vaatame. Mul on kõht tühi, nii et loodan, et ma saan süüa ka kohe. Ja ongi nii, laks otse söögilauda. Väga hea. Siis sai muud ilusad särgid pildistama, ma ei jõudnud veel, sest ma sõin nii kaua, aga oli ka aeg esimeseks loenguks või infotunniks ja peale seda saingi pildistama ka minna. No okei, ega paremaks ei lähe vist. Teeme selle hääletusega ka. Davai, poseeri. Uued vlogi ka. Ma ei julgeks seda käest hoidagi. See on mingi 5 miljonit. Selle ma võtan küll kaasa. Pole nii saanud katsuda. Parin. Kui ma siit niimoodi ära käin, ei ole ikka. Mis kell see hakkab? Pool. Teil on sõnastada, mis... Come on, Kristjan, ära varasta. See on ju hiir. Ei sama. Hiire nägu, aga mingi pingviini käen. Jätke like, kui tahate ka seda särki. Et võtan siit kaasa, vaata. Ja siis loosin välja nende ajal, kes kommenteerivad ja like'ivad. Aga ärge lihtsalt Team Estonial ärge. Ei midagi. Me ei teinud midagi siin. Ma sain hakkama. Sub to my channel. Su käekiri on küll teise klassi. Okei, oota, uus. Tavai, joonista mind. Sul on aega minut. Aga on sul läks. No nii, mis sa tegid siis nüüd? Martin Himma vlogimas. Mul on 14 Pro Max. Suu on suht õige. Normaalne reha on sulle. Läks. Mina Arti Aigre. No nii, need asjad tehtud, pildid tehtud ja siis tulime siia. Siin olid need team building ja siis tegime vastuvalgust samamoodi pilti ja ma ei näinud midagi ja ma nutsin. Ütlen ausalt, ma nutsin, sest päike oli nii raske. Aga nüüd on tehtud ja järgmiseks ongi trenn. Ma ikkagi ei saanud minna tegema nendega ühistreeningut. Kuulsin, et see ei ole päris see, mis ma ootasin ja mis ma treenijatele rääkisin, et see oli väga teistsugune. Aga kuna mul hakkas eile laager ja mul oli treeneriga räägitud, et oma käeraskusega jõudu teeme, aga ei teinud, siis ma ei läinud, lihtsalt sellega ei liitunud teistega, kuigi väga oleks tahtnud ja tegin siis ise trenni. Käisin siin Käärikul jooksmas, hüppasin, tegin oma käeraskusega jõudu ja siis tegin väikse jooksuringi peale. Aga nüüd õhtul on ka läheb programm veel edasi, nii et lähme vaatama, mis saama hakkab. Ja siin olen mina siis kuulamas, mida tarka mulle räägitakse. Ja peale seda saime koos tiimiga sauna minna. Tulime sauna ja DJ Kristo Siimer. Sa oled nagu see Fred again. Again. Davai, tõstke käed. Nii, nüüd on saunas käidud. Lähme siis testime selle Kääriku vee ka üle. Ilus on igatahes. Kristo näitab ette. Oi. Kaunis. Muidu on nagu mingi 25 ikka või? Kraadi sooja. No, sauna temp umbes. Täna oleme me Käärikul ja panen jooksutossud jalga ja siis me teeme jooksulindil lõike ja mul on laktaadimasin kaasas. Ma olen nõus tegema siukse diili, et iga 0,1, mis ma laktaadi mööda ütlen, selle eest ma teen 100 kätekõverdust. Ehk see võib minna päris nukraks, kui ma ei tunneta.
ja mais võib olla see probleem küll, et ma ei tunneta. Aga jah, plaanis on teha siis läve peal, aeroobne läbi, et laktaat oleks 2,5. Ja tulin käärikule sellepärast, et ma tahtsin teha lindil. Ma pole varem lindil teinud jooksulõike ja siin on mul kogu aeg sama asi. Nii et mul nagu jälgida tempot on ülilihtne, aga teeme kõigepealt soojenduse ja siis alustame. Nüüd, kus soojendus on tehtud, siis lükkame nurga ülesse, et ikka oleks suusatajatele kohane. Põhimõtteliselt saabki alustada. Aart, ma võtan peale teist, et Essa saan alles vaadata, milline see õige kiirus on, et pulss läheb õigesse kohta. Ja siis teine saan juba korralikult teha ja siis peale seda võtan. Aga kui ma üle või alla pakun, ehk siis mööda pakun, siis seda teada, et ma lihtsalt tahtsin kätega juures ärritada. Okei, küll. Joh, ei tea, ma loodan, ma seda alla ei kuku. Aga ma arvan, et alustame. Oi. Et jah, selles mõttes ka, et on staadionil teha veits teistsugune. Seal ei ole sellist nurka. Nii, pulss läheb ülesse. Tundub, et veits peab veel juurde panema. Jah, jõudsin õigesse sooni. Ma arvan, et nii võiks hoida. Vaatame, võib-olla pulss läheb alguses natuke ülesse. Harjun ära, läheb alla. Muidugi tuleb päike välja. Just siis, kui ma sees trenni teen. Viis minti saab tehtud. Nüüd olen leidnud õige tempo. Ego järgi läks taht kiiremini, aga tuleb vaadata pulssi. See on eriti siin mais, see on kõige tähtsam. Mul ei ole vaja üle minna, mul on vaja täpselt seda õiget tempot. Ja tehtud. Mida asju tuleb. Aga nii, paar minti pausi, mida peale võtan laktaati. Ma küsisin Alvar Johannes Alevilt, et millega ta teeb tavaliselt, aga ma ei küsinud kiirust, sest ma ei tahtnudki tegelikult seda teada. Tahtsin lihtsalt nurka teada ja praegu on nurk 10 ja kiirus 10 minu jaoks. Et ma ei tea, kas see on hea või mitte, aga see on praegu minu tase, nii et selle peale pean treenima. Okei, kohe hakkab teine ja näeme siis peale seda, kui see tehtud on. Võtame laktaati siis. Hops, masin, see paber. Pole ammu laktaati võtnud. Auk, tundub kaunis. Nii, nüüd on kõige raskem koht. Come on. Okei, nii. Tundub hea. Mis see tuleb? Tavai ei ole 2,5. Kardanud läks veits üle, sest raske on. 2,3. 2,3. Okei, see on korralik. Ma olen rahul. 200 kätte kõverest ainult. Ja tempo on hea, ei ole üle ja nüüd ma saangi natukene julgemalt minna, et natuke tempot juurde. Okei, ma olen rahul. Davai, teeme edasi. 5 on tehtud. Mõnes mõttes on mugavam, mõnes mõttes oli üldse mugavam. Palavusega olen ära harjunud. Kõht ei ole nii väga täis enam. Palun ära ole üle. Selleks pahandus, et kõik hoiame nüüd pöialt. Treener hoiab peast kinni. Mõtleb, äkki läksin üle. 2,7. Okei, see on normaalne. Ehk siis nagu läksin 0,2 üle, mis enne oli alla. Okei, no mis ma teen? Siis pulss kuskil 170 ja siis on nagu korras. Haigi palav on. Vaadake mind. Ja teeme selle viimase ära siis. Et tegelikult see viimane ongi, et lõigud peaks olema siuksed tempod, et ma suudan rääkida. Ma täna see nurk tapab mind. Siukse järsu nurgaga ma ei ole harjunud. Ka viimasest saab juba pool tehtud. Lõpu sirge. Ja tehtud. Ehk jah, päris palav ja nagu tegelikult ei olnud nii raske, kui sellest soengust ja näost tundub. Lihtsalt palav. 836 tõusumeetrit sain. Ehk päris korralik. See 10 nurk ei ole üldse nalja asi. Aga jah, igatahes ma olen trenniga nagu ülirahul. Nagu selle hooaja esimeses videos rääkisin, siis ma tahan
intensiivsust rohkem, aga täpselt siukest, mis ma täna tegin, oli ka 2,3 ja 2,7 laktaat. Olen päris rahul, et 2,5 oli eesmärk, et algus oli õrnalt aeglane, pärast õrnalt kiire. See tuli ka meelde, tahtsin Alevile kirjutan talle, et need numbrid, mis ma sain praegu, et kas on veel lootust olümpiaks või lähen tootvale tööle ära. Vaatame, mis ta vastab. Just mängisime siin Käärikul võrku, võtsin korvpalli ja nüüd topelt või mitte midagi. Need kätekoerised, mis ma eelmises trennis sain, pean siit poolt väljakult 3 katset. Kui sisse ei saa, siis ma pean topelt tegema. Kui saan, siis ma ei pea ühtegi tegema. Peaaegu. Ma loodan, et seda näha üldse. Tavai, teine. Ui, see oli halb. Ei. Nüüd ma hakkan vaikselt kahetsema seda. Üks vise. Otse peale. Kaugus on viskele hea olnud. Come on. Ehk jah, ma sain topelt. Kui tore. Aga täna ma sain ühe paki, mille üle mul on väga hea meel. Nii et teeme selle lahti. Kolmene sees. Kumba teha enne? Ma tahan nüüd selle enne teha millegi pärast. Oi. Oi, pole paha. Need on siis extra long Svenori rullid Skivaxist. Need on tõesti päris pikad. Need rohkem nagu suusad. Aga samas homme ma saan juba vist endaga trenni minna. Aga nice. Nii. Ja teises. Kas oskate juba pakkuda, mis siin on? Oi, teist värvi. Klassikarullid ka. Need on ka päris pikad. Aga klassikarullidest ongi pikad tegelikult. Igatahes jah. Väga hea. Vajalikud kiirused. Need klassikumad on päris aeglased. Et nendega saab siis teha nagu kiiremaid trenne ja näiteks paaristuukatrenne. Ja need on just siis kiired, veits kiiremad. Ehk siis nendega saab rahulikke trenne teha, siukseid taastavaid trenne. Väga vajalikud. Nii et jah, rulle tahate või mingi siukseid asju, siis Skivax. Ja Skivaxi koostöös loosime välja ka ühed rullid. Nii et kui sa tahad sama lahedid rulle nagu mul, siis mine mu Instagrami või Skivaxi Instagrami. Aga kui sa ei taha loosile lootma jääda või õnn sulle ei naerata, siis rullsuse varustuse saad Skivaxist ka koodiga HIMMA –25%. Nii et jah, teie minge osalege loosis ja mina lõpetan selle video siin. Loodan, et teile meeldis see video. Pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. TikTok vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. TikTok vana Chaneli kombe. Miks see mu kõige parem oli?